Tänase webinari teemaks siis, kuidas toime tulla surma ja leinaga. Ja tegelikult vabatahtlike seltsilistena puutume me päris mitmel erineval viisil surmaga kokku. Alustuseks muidugi me ise vabatahtlikud seltsilised või meie abivajaja, kellele me seltsi pakume, on kaotanud lähedase ja on küsimus, kuidas siis sellest leinast üle saada. Aga vahetevahel on ka olukordi, kus meie abivajaja hakkab rääkima surmast, sest ta ei taha lihtsalt enam elada. Kuidas ma siis toimetan? Ja vahest inimene tahab rääkida surmast, sest tegelikult tal ongi soov ennast ette valmistada, et kõik asjad oleks korraldatud, sest väga paljud meist pakuvad seltsi just väga eakatele inimestele, kelle jaoks need teemad on hästi aktuaalsed. No ja lisaks siis sellel aastal Ukrainas toimuv sõda on toonud hästi palju kurbi uudiseid meieni, surmauudised, mis samuti mõjutab meie seda vaimset tervist, meie meeleolu. Nii et kuidas siis kõige nende küsimuste, keeruliste olukordade hakkama saada? Sellest siis ma palusin teile täna rääkima Annika Laatsi, kes on siis Tallinna Lastehaigla hingehoidja ja ristikoguduse õpetaja. Nii et Annika saab lehvitada ja ma annangi sõnajärje nüüd Annikale edasi ja püüan siis ise jälgida, et kes siis küsida Annikalt tahab, et saaks siis see küsimus märgatud või teie sõnasoov märgatud. Aitäh teile praegu ja Annika, palun. Tere õhtupoolikut. Olengi lastehaiglas praegu, lõpetan siin tööpäeva iga neljapäev. Lastehaiglas on mind kuulda, küsin ma kõigepealt. On kõik hästi, jah? Muidu räägin siin äkki üksinda. Ja olen siin oma lastehaigla kabinetis ja tunnen, ma ütlen, hinges sellist ärevust, sellepärast, et ma ei ole eriti palju Zoomis selliseid jutuajamisi pidanud. Küll jah, võib-olla paari inimesega, aga mitte nii väga paarikümnega. Ma ütlen tõsiselt, et ma olen püüdnud kõrvale hoida sellest, sest mulle nii väga meeldib tegelikult koos olla, silmast silma näha teie nägusid, teie reaktsioone, niisuguses vahetuskontaktis inimestega olla. Et kui proua Eha mulle selle ettepaneku tegi, siis ma alguses just sellepärast natuke püüdsin kõrvale puigelda, et ma nii oleks teid tahtnud näha silmast silma ühes ruumis, aga sain aru, et tõepoolest, kui on Saaremaalt ja Loogarannast ja Tihemetsast ja Aniast inimesed, et siis seda silmast silma kohtumist oleks päris raske ja ka kulukas korraldada. Nii et, aga ma olen lootusrikas, sest ma kujutan ette, et vabatahtlikuks seltsiliseks saavad inimesed, kes on sõbralikud. No ma ei oska ette kujutada ebasõbralikku inimest, kes otsustaks, et minust võiks saada kellelegi vabatahtlik seltsiline. Sellepärast teie sõbralikkusele lootes ma nüüd siin niimoodi Zoomis püüan teiega rääkida. Natuke tegin kodutööd ka, ma ei tea, kuidas nii kenasti mulle sattus ette. See on nüüd peegelpildis, eks ole, vabatahtlik seltsiline oktoobrikuu leht, lugesin selle otsast otsani läbi ja seal oli ka minu meelest, kas mitte proua Eha, teie ju on seda, et tähenduslikud vestlused on olulised, et mitte ainult praktilised küsimused, et kuidas ilm on, mis on ka ju lobisemiseks väga hea teema ja mida tuua või mis vaja on, aga et see inimeste vahelistes kontaktides, kui me jõuame sügavate tähendusteni, siis tegelikult sünnib meie vahel midagi sellist, mis on ehe ja oluline ja tõeline. Kui ma nüüd siin lastehaigla toolist teiega räägin, siis ma alustaksingi võib-olla ennast ikka oma tausta natuke ju peab ikka lahti ka rääkima. Kui ma tulin siia majja 2014 töövestlusele mind kutsuti, siis esimene asi, mida haiglajuhid välja tõid, miks nad on otsustanud, et haiglas võiks töötada hingehoidja, väga lühike sõna, surm. Nii mulle öeldigi, et kuna ka lastehaiglas käib vahel surm, siis on vaja hingehoidjat. Nad tõdesid, et miski pärast psühholoogid jäävad selle koha peal natukene jänni, sest psühholoogia töötab siin majas ju rohkesti. Et kummalisel kombel just see oli põhjuseks, miks esimest korda lastehaiglas siis leiti, et on vaja hingehoidjat. Ma võin nüüd
aastaid hiljem öelda, et tänu jumalale, see ei ole siiski ainult surm, millega ma siin tegelema pean, muidu see oleks ikka päris koletu, vaid kõiksugused kriisid, mis lapsevanematel on. Ja ma arvan, et iga lapsevanem, kui tema laps on haige, nii haige, et ta vaja haiglas olla, siis ta vajab ka hingeabi, sest siis on ka lapsevanema hing haige selle pärast. Et nõnda moodi me siin oleme tööl, nüüd on mul ka üks kolleeg teisipäeviti, mina siis neljapäeviti ja tõsi on see, et me töötame peamiselt sellistes rasketes olukordades, onkoloogia ja hematoloogia osakond, aga sealgi ei tähenda diagnoos ju kaugeltki mitte alati midagi letaalset, vaid lihtsalt pikka raviteekonda, rasket raviteekonda. Ja teine koht, kus ma siis samal ajal töötan põhitöökohaga, on Risti kogudus Harjumaal, Lääne-Harju vallas. Ja loomulikult iga kirikuõpetaja puutub kokku surmaga, aga küll on hea see, et selles töös me puutume kokku kogu elukaarega. See tähendab siis sünnist kuni surmani välja kõik see rõõm, mis sinna vahele mahub. Et see aitab nagu hinges püsida. Ma olen mõelnud, et ma ei tahaks 5 päeva nädalas lastehaigla hingehoidja olla. Et mind tasakaalustab väga hästi see, et ma olen ka koguduse õpetaja, kes tegeleb tõesti nagu terve eluga kõigega, mis elus ette tuleb. Et see hästi-hästi palju mind aitab. Et siin majas ma muidugi näen ka titasid ja kõik, aga näha ka laulatavaid paare ja noori ja õpetada inimesi ja käia nendega nagu eludel kaasas, minu jaoks on see hästi tähtis. Ja mina tunnen ennast ka vahetevahel täitsa nagu seltsiline, sest minagi armastan väga oma töös kodukülastusi ja see, et inimestega tuleb ka hingehoidjal rääkida või meil on see võimalus rääkida, mida ma enne nimetasin natuke nagu lobisemiseks, eks ju, et tegelikult rääkida maast ja ilmast, sõna otseses mõttes. Ja alles siis, kui sa oled inimesega maast ja ilmast rääkinud ja seda teed niimoodi koos käinud, julgeb ta avada ennast võib-olla ka nendele raskematele küsimustele. Ja ma saan aru, et paljudel teiega see nõnda juba juhtunud on, et teie, kellele te seltsiks olete, et te jõuate ka selliste tähenduslikemate teemade. Nii, sellest tänasest seminarist ma tahaks just, et ma ei taha öelda loeng, sest natukene ongi see minu jaoks keeruline, et ma tahaks, et me saaks suhelda, aga neid kastikesi siin vaadates siin ekraanil mul on tunne, et ma nagu nüüd muudkui räägin ja räägin. Kui meil õnnestuks teha nii, ma olen pannud ka mõned küsimused kirja, mida teie saaksite rääkida, et see ei oleks minu tühjas kabinetis peetud monoloog 70 väikese ruudukese ees. Nii, kuidas siis on, miks ma siis räägin, miks mina räägin surmast ja miks mu käest seda teemat nii palju küsitakse, ma vahel mõtlen seda, et ega mina ei ole surmaekspert. Ma ju kõnelen, kõik, kes me kõneleme, surmast kõneldes räägime me millestki, mida me ei ole ise kogenud. Seda on hästi oluline meeles pidada, et mina ka ei saa teile rääkida surmast ja suremisest otse, kui ma teaks, mis see on. Ma olen olnud selle tunnistajaks kõrvalseisjana, kõrvalistujana, kätt hoides, kaasas käies kuni selle viimase lävepakuni seal juures olles ja inimest toetades sealt lävepaku üleastumisel, aga pigem siiski nagu tõesti kõigiti nagu tunnistaja olles, aga ma ju ei tea, mismoodi see on ja meist mitte keegi ei tea, mismoodi see on. Küll, mida ma teen või mis võimalus mul on antud inimeste kõrval olla, leinajate kõrval olla ja ma arvan, et ma tean, mis on leinajatele hea ja vajalik. Loomulikult me oleme kõik erinevad, ka leinajad on erinevad, aga see kogemus vist on hakanud juba küll tulema selle 20 aastaga, et ma võin enam-vähem öelda, et kuule, seda sa oled nüüd hästi targasti teinud, oma last väga targasti leinas toetanud või oma eakat kaaslast või siis teie seltsilistena, eks ju, ja võib-olla mõnes asjas võiksin öelda, et see võib-olla ei ole kõige parem mõte. Väga ilusasti proua Eha ütles ka siin, eks ole, et ka seltsilised puutuvad kokku surmaga. See on hästi huvitav, et me tegelikult 100% kõik puutume surmaga kokku. Meie hulgas ei ole mitte kedagi, kes ei oleks
kes oleks kuidagi sellest nagu pääsenud. Võib-olla ühel on rohkem leinakogemust kui teisel, aga meid ühendab kaks asja, mis meie jaoks on kindlad siin elus, eks ju. On see, et me oleme kõik sündinud ja et me kõik sureme. Juba selle kaudu surm puudutab absoluutselt kõiki inimesi, ka neid, kes elavad nagu mingisuguses õnnistatud roosas mullis, et neil ei ole olnud kokkupuuteid, ei surma, ei leina, ei millegagi. Mõnedel lihtsalt on elus niimoodi kaua antud, et kõik vanaemad, vanavanaemad, vanavanaisad elavad väga kaua, aga me puutume kõik kokku surmaga puhtalt selle läbi, et me ise oleme surelikud. Ja selle mõtte eest, isegi kui me seda väldime, me tegelikult ei pääse, me teame seda. Nii et ole sa seltsiline või mitte, surmaga kokkupuude on tegelikult absoluutselt meil kõigil. Sellepärast ma olengi sageli hämmingus, kui inimesed, kuidas see surmapelgus ikkagi meis nagu selles ühiskonnas süveneb. Hiljuti oli kellegagi juttu kinnisvarast ja sellest, et maakler ütles, et inimesed ütlevad, et oi, aga et siin korteris on keegi ära surnud, et seda ma küll ei taha. No, mind läheb see kõva häälega naerma, et meie esivanemad elasid kodudes, taludes, kus kõigis oli keegi surnud. Ja kõigis nendes talumajades oli keegi sündinud, eks ju. Et see on nagu elementaarne, et kui on selles paigas elatud, siis on seal olnud ka sünd ja seal on surm. Küll, sünnid oleme me enamasti nüüd suunanud sünnitusmajadesse, surma püütakse ka suunata ära haiglatesse, institutsioonidesse, aga seda sünnib ka kodus. Mina olen nüüd küll see, kes ütleb, et minust tekitab kummastust, kui räägitakse, et kui on surm, siis tekib sellega ruumi mingisugune negatiivne aura või ma ütlen selle kohta, et tont teab mis, eks ju. Et see on minu jaoks hästi-hästi võõras mõtlemine, sest ka suremine on elu osa. Mul väga meeldib MTÜ Palliumi kunagise korraldatud konverentsi pealkiri, mis kõlas nõnda, et suremine, me räägime elust. Ka surija ja kõik see, mis toimub surijaga kuni viimase hetkeni, me räägime elust. Et see ei ole midagi sellist, et kui nagu ta on kippunud olema meil ka haiglates kaua ja üldse ühiskonnas, et kui inimene juba on nagu läheneb sellele surmale, et siis tõmbame kardina ette ja isoleerime selle endast ära, ei vii lapsi vaatama võib-olla vana inimest ja hoiame nagu lapsed ka kõigest sellest eemale. Suremine, me räägime elust kuni kõige viimase hingetõmbeni ja siis me võime sealt edasi rääkida juba igavesest elust, aga see on juba teistmoodi kõnelemine. Üks oluline tsitaat: surmale ja suremisele ei ole meie edukusele ja individuaalsele sõltumatusele ning meelelahutusele suunatud ühiskonnas tihti kohta. Ja sellepärast kipubki ka eetilistes küsimustes suremine ja selle inimväärsus kuidagi varju jääma. Sellest ei räägita ja sellele osale elus ei kiputa ka raha eraldama, olgem ausad. Et tõesti seal, kus ravivõimalused, selle aktiivse ravivõimalused lõppevad, seal tekib mingisugune vaakum, meditsiin kehitab õlgu, ütleb, et meie siin aidata ei saa, vaadake teie ise nüüd edasi, kodused või kes iganes, või siis haigla hooldussüsteem, seal kuidagi järsku kaob ära igasugune ressurss, kaob ära raha, kaob ära õppinud personal, et seal kusagilt, et ravida ei saa, et siis ongi kõik. Aga see on aktiivne ravi, mida ei saa teha. Ja tänu jumalale nüüd ikkagi viimastel aastatel räägitakse üha enam ja enam ka palliatiivsest ravist, millest ma edaspidi veel teiega jõuan täna ehk rääkida. Nüüd korraks mul jupub siin ka kalender, lastehaigla kalender seina peal. See ajastus surmast kõnelemiseks on tegelikult väga-väga ilus teil valitud. Ma ei tea, kas oli pidasite silmas seda hingede aega, novembrit, aga see on ka läbi aastasadade, võiks öelda paari aastatuhande kirikuaastas olnud, et viimased pühapäevad, kõik need valmistumine selleks, et me oleme surelikud ja kõik siit kunagi läheme. Nüüd eelolev pühapäev
on kirikuaastas viimane pühapäev, mis tähendab seda, et me kirikus peame surnute mälestuspüha ja seda on ajast aega peetud. Ai, nüüd, kui te oleksite mul auditooriumina, siis, aga teeme niimoodi, teeme korraks, kasutame seda, mis oli see reactions märk vist siin. Andke märku, kes on teadlik surnute mälestuspühast. Ma ei küsi nüüd 2. novembrit hingedepäeva. Andke märku ja proua Eha võib öelda, kas selle reaction, see annab vist seda pöialt või? Ja, et siin reactionis on selline pöial või siis pange see käsi ükskõik kumba te panete. Et kui te, ma saan aru, olete teadlik sellest. Mis teab seda, et näiteks, et viimane pühapäev, mis nüüd saabumas on kirikuaasta viimane pühapäev, on surnute mälestuspüha. Ja, Janne on loominguline, saab ka niisama käega märku anda. Ma olen ise kiriku inimene. No nii, just. Mõned teavad, eks ju seda. Mina siis nüüd olles 20 aastat kirikuõpetaja olnud, olen märganud seda, kuidas see teadlikkus kahaneb. 20 aastat tagasi tulid eakamad inimesed kirikusse ilma ütlematagi teadsid ja tulid ja tõid mälestamise soovi ja seda peeti oluliseks pühapäevaks ja vaikselt see on hääbunud. Nooremad põlvkonnad sellest enam ei tea. Mõned aastad tagasi võtsime me koguduses kätte ja hakkasime saatma personaalseid kutseid kõikidele peredele, kes on selle läinud aasta jooksul meie koguduses oma lähedase matma pidanud. Mitukümmend kutset saatsime välja ja ma pean ütlema, et ma olen olnud pahviks löödud, kui väga inimesed seda vajavad. Kui väga tähtis see nendel on. Nendele inimestele ka, kes kuulevad seda elus esimest korda, et üleüldse mingi selline päev või tähistamine on. Ja mis siis seal jumalateenistusel toimub, me loeme ette ühekaupa ilusa muusikahelide saatel igat inimest eraldi nimepidi mälestame ja need perekonnad tulevad ja süütavad selle jumalateenistuse ajal igaüks oma lähedasele siis selle nime nimetamise ajal küünla. Ja ma pean ütlema, et need on olnud minu jaoks tegelikult ääretult. Üks koorilaulja kunagi ütles, meil käis koor külas sellel pühapäeval, ütles, et see oli kohutavalt ilus. Et need kaks sõna koos, kohutavalt ilus. Sellepärast, et sinna tulid kokku ka lapsevanemad, kelle lapse ma olin läinud aasta jooksul matnud ja vaikuse laste, see tähendab surnud sündid lastevanemad ja siis 96 aastaste inimeste lähedased, eks ju, et nagu kogu sõltumata sellest, kui tilluke või kui pikk see elu oli, tulid järjest need perekonnad sinna küünalt süütama. Ja see tagasiside, mis me saime, oli niisugune esimestel kordadel, et nüüd me oleme aru saanud, et seda ei tohi lihtsalt pooleli jätta, et sellega tuleb edasi minna iga aasta. Sellepärast, et meie ühiskonnas on ära kadunud see leinamise oskus või viis. Need võimalused, kuidas leinata. On ju üpris tavapärane see, et kui keegi sureb, siis helistatakse, siis saadakse kokku, siis otsitakse, võetakse kontakti, tuntakse kaasa, tullakse matusele, peielauas ollakse koos, võib-olla nädal, paar veel võetakse ühendust, aga siis kuidagi läheb kõik, igaüks läheb oma elu juurde tagasi ja see leinaja jääb väga sageli oma valuga üksinda. Isegi siis, kui tal ümbergi on perekond, ta ikkagi jääb ühiskonna silmist nagu kuidagi kaugele. Inimestel on tunne, et küll, et meie läheme nüüd oma eluga edasi. Ma vahepeal küsin korra, kas on mingi võimalus, et ma näeksin teid ka, sest praegu ma hästi üksikuid inimesi näen ja mul tõesti on selline tunne, nagu ma räägiksin proua Janne kollase seinaga. Aha, aga proua Janne on seal olemas täiesti. Jaa, aitäh teile. Ma näen nüüd natuke rohkem teid, sest ma päriselt olen ebakindel tühja ekraaniga rääkides, nii nagu Eha te enne ütlesite, eks ju, et tohutult hea on näha inimeste silmi ja nägusid seal juurde. Andika, ma ütlen korra vahele, et kui te enda ekraani teete suuremaks, siis peaks ka rohkem olema seal neid inimesi. Õpetage mind palun. Sellele mustale, kuskile mustale klõpsake 2 korda lihtsalt, nii nagu avaks midagi. Okei. Ja siis ta läheb vähe suuremaks. Läheb. Ja nüüd on rohkem inimesi. Ma väga tänan, Inga. Nii on parem selgelt, just.
ja sellega on nõnda, mul tuleb siin neid lugusid rohkesti meelde selle leinast edasi kiirustamisega või sellele, et surmale ja ka leinale ei ole ühiskonnas kohta. Mul tuleb meelde, kolleegid saatsid siin samas lastehaiglas minu juurde ühe naise, ütlesid mulle niimoodi vaikselt, et teate, et ta juba nii kaua leinas, et meile tundub, et ta vajab tuge. Ja see naine tuli mu juurde, sest ta ema oli surnud ja mina siis küsisin, et kui kaua siis on, kui kaua aega tagasi siis ema suri ja selgus, et ema suri 2 kuud tagasi. Ja kolleegid olid tema pärast nii mures, sest tundus, et ta ei ole ikka veel üle saanud ja ikka vahel tulevad pisarad silma. Ja mind, kui see jahmatas, et miks arvatakse, et 2 kuud on nii ammu. Et kus see tuleb, et kui ema, kellega ta oli koos elanud, võib-olla seal 70, või ema oli 70-aastane, tema kusagil 50, 50 aastat olid nad koos elanud, et ümbruskaudsetele sõpradele, kolleegidele tundus, et heldene aeg, et ta peaks juba üle saama, miks ta ikka veel vahel nutab. Ma arvan, et see on üks asi, mida me saame teha nii seltsilistena kui ka lihtsalt ligimesena, olla need, kes on avatud sellele, et inimene saab rääkida endale kallitest, enda lähedastest. Ma kujutan pisut ette teie tööd ja teie tegemisi ja võib-olla, kui ma tulen selle küsimuse juurde, et see, kuidas teie saaksite, ma võib-olla lasengi esmalt teil nüüd natukene rääkida, me ei saa ju seda loota, et te kõik 30 saate midagi öelda, aga võib-olla mõned, kui te räägiksite sellest, kuidas need, kellele teie seltsiliseks olete, kuidas te nimetate neid, kellele te seltsiliseks olete, kuidas nad on, kes nad on teile? Teie? Kas keegi ütleb, et ma võin pärast öelda, kuidas me projektis neid nimetame, aga öelge, kes kuidas nimetab? Ma loodan, et ei ütle kliendid. No, kas te kuulete mind? Jaa. Mina olen Annika Türilt, ma võin öelda, et minu jaoks on nad seltsidaamid. Oi, kui tore. Nad on nii rahul sellega, terve suve käisid kübaratega. Avastasid enda jaoks uuesti kübarad. Aga mis puutub leina, siis minu jaoks on üks huvitav asi, millest ma sain, ütleme siin mõned aastad tagasi aru alles. Inimesed millegi pärast seostavad leina vanusega, surma vanusega. See oli minu jaoks üllatus. Sellepärast, et see on nagu kuidagi ühiskonnas nagu aktsepteeritav, et eakas inimene on oma elutöö teinud, lapselapsed näinud, nüüd on aeg nagu mõelda juba lahkumisele. Või eakad inimesed hakkavad mõtlema lahkumisele. Mina kogesin hoopis teist, et ei ole vahet, kui eakas on inimene. Minu üks seltsidaamidest on 93-aastane proua. Ta jookseb kiiremini kui mina. Ta on nii tragi, ta on usin, ta elab üksi, toimetab, teeb kõik üksi ja ta ei mõtle üldse sellistel teemadel. Miks? Tal ei ole valusid. Ja su kõrval on noor inimene, kellel on igapäevaselt valud, millega ta elab ja ta igapäevaselt mõtleb surmale. See on ühiskonnas kuidagi niisugune nagu kõrvale jäänud aspekt, et valud ja terviseprobleemid on need, mis panevad mõtlema teispoolsusele, mitte vanus. Aitäh teile. Ma siin võtan juttu selle koha pealt üle, et see kontekst, milles mina töötan, see on nagu hoopis teissugune just sellepärast, et ma näen ka seda, kuidas isegi last, keda ei ole saanud sünnitada, võib leinata, isegi katkenud rasedust võib leinata, et lein on igasugune
kaotus, kui me kaotame selle, mida me oodanud või lootnud oleme. Tegelikult lein kaasneb ka näiteks lahutusega, ükskõik mis kombel kellestki ilma jäämisega, ka oma unistustest ilma jäämisega, mis on eriti lapse, ütleme sündimata lapse puhul hästi oluline, et sa oled kujutlenud ennast emana ja sa kaotad sa kaotad mõnes mõttes ka iseenda sellega, eks ju. Nii et, aga ma olen täiesti nõus, et see on kuidagi ettekujutus, et mingist vanusest peaks surm nagu olema normaalne. Ma toon siin ühe näite, millest ma olen ka mujal rääkinud ühel päris sellisel ametlikul suurel konverentsil. Ma arvan, et seal oli juttu patsiendi testamendist ja elundi doonorlusest ja sellistest asjadest. Ütles üks spetsialist, kasutas väljendit enneaegne surm. Ja mina endamisi mõtlesin, et huvitav, mis asi see on, et ma tean täpselt, mis on enneaegne sünd. Siin lastehaiglas töötades, ma olen praegu ka vastsündinute enneaegsete osakonnas on mu kabinet. Enneaegse sünni puhul on väga paigas mitmendast nädalast, eks ole, loetakse ajalist ja mitmendast nädalast on siis enneaegne ja raskelt sügavalt enneaegne laps. Aga mis asi on enneaegne surm? Et see on kuidagi selline ettekujutus, et küll, et kui on juba 90 pluss võib-olla, et siis. Aga siin me tulemegi ka selle juurde, milles ma näen nagu teil suurt võimalust ja rolli. See on seotud selle murega, et kuna surmaga ei osata enam midagi peale hakata ja ma võiks pikalt rääkida siin ka sellest, miks see niimoodi on praegusel ajal, siis ei juleta ka omavahel lähedased ei julge ka surmast rääkida. Jällegi toon siin oma praktikast näite, et ma käin alati matuse jutte kodus rääkimas, eelistatavalt lahkunu kodus või vähemalt siis perekonna, kus perekond lapsed elavad. Kõige parem, kõige õigem, ehedam on seda teha lahkunu kodus, sest siis ma näen ka seda, milline ta oli mõnes mõttes. Kui ma ka teda ei tundnud, ma näen tema, ma ei tea, potitaimi või tema aeda või tema tikitud patju või perefotosid palun alati näidata. Ja ma läksin siis külla perre, kus oli ema surnud ja tal oli 3 tütart, 2 nendest ta elas koos ja tal oli 4. staadiumi vähk, ta põdes seda 5-6 aastat vist. Ja siis ma istusin nende 3 täiskasvanud juba tublisti keskealise tütrega seal koos ja nad olid väga suures segaduses, sest nad ütlesid, et neil pole aimugi, kuidas ema oleks tahtnud maetud saada. Et nendel oli nüüd suur küsimus, et nad ei tea seda. Ja mina siis küsisin, et kui te siin koos olite, kas te kunagi surmast ei rääkinud? Ei, sest et see kuidagi tundus nii kohatu. Minu jaoks on jälle nii kurb see, me ei leia seda keelt rääkida surmast ja see võib olla nõnda, et see surija tahaks rääkida, aga ei tihka. Vahel on nõnda, et vanem inimene tahab rääkida oma lastele, lapselastele, et tead, mina tahan, et näiteks, et mind maetaks kiriklikult või et mängiks kindlasti orel või et ma ei taha mingil juhul krematooriumis saada tuhastatud või vastupidi, et mul on see okei, et ma olen sellega nõus. Ja kuidas nooremad põlvkonnad panevad ruttu nagu piduri peale, eks, et oi, mis sa nüüd, mis sa kullakene, memmekene, et sa elad veel 10 aastat, mis sa sellest räägid? Ärme sellest räägi, hakkame rääkima, ma ei tea, et aiatraktor tahab remontida, eks või midagi sellist. Aga paljud inimesed tahavad ette valmistada seda. Ja eriti vanemal põlvkonnal on nagu see ka kombeks, et see kuulub selle juurde, et sa sead oma eluajal asjad korda. Ma usun, et väga paljud teist on kohanud ka selliseid vanainimesi, võib-olla teil omal peres on olnud, kes on pannud kõik riided kappi valmis ja teinud nimekirja ja see on tegelikult nii mõistlik. Viimases Eesti Naises ilmus üks artikkel, mis mul paluti selle teemaga seoses kirjutada ja hästi huvitav on see, et Eesti Naise peatoimetaja on saatnud edasi lugeja kirju, mis on tulnud siis reaktsioonina sellele. Need on olnud hästi toredad ja toetavad ja positiivsed ja samas on seal sees, et öeldakse, et minu meelest on see väga õige, et surmast tuleb mõelda, mitte et ma hakkaks nüüd lastele sellest rääkima või midagi testamenti tegema või kuidagi kirja panema. Aga mina küsin, miks mitte? Teie kullakesed, ma hästi loodan, et te olete need, kellega
teie memmed, nagu mõni siin praegu kirjutanud on, või teie seltsidaamid, mingitel hetkedel näiteks, kui te lähete nendega koos kalmistule haudu riisuma või midagi muud või arsti juures, et nad võivad teile rääkida. Ma ei arva seda, et te peaksite tingimata kõik selle teemaks võtma, aga on suurepärane, kui inimesed saavad kellegagi, kui on selline usaldus, et on tunne, et ma võiks temaga nendest asjadest rääkida. Jälle lasen teil käega märku anda, kui paljudel teil on võimalus oma seltsidaamide või härradega või memmedega, kui paljud teil on olnud võimalus vaadata koos nende perealbumeid. Jällegi rõõmuga näeksin, kui te annate märku. Kas nad näitavad teile oma fotosid? Jah, pange siis oma käed. Või siis näidake niisama käega. No ikka on siin. Ikka on, eks ju. Et see on jälle üks hästi ilus ja hea asi koos vaadata, et lasta neil rääkida oma elust, lasta neil rääkida ka oma vanematest. Kui neil on olnud, mõned on ju pidanud ka oma lapsi juba matma, eks ole. Et see on suur asi, kui te loote ruumi, olukorra, usalduse, kus nad saavad rääkida. Üle kõige on see minu proua näitaks, aga tema lapsed ei too talle albumeid hooldekodusse. Armas aeg, kui kurb mul seda kuulata on. Ma jätsin mainimata ühe enda jaoks väga olulise töökoha. Oli see Diakoonia haigla, kus on hospiitsosakond ja dementsusosakond. Ja seal just iseäranis dementsusosakonnas oli see palve lausa lastele omastele, et nad tooksid albumid või et nad teeksid ekstra selleks, kui ema või isa või vanema tuleb sinna haiglasse, et nad teeksid kodus, seaksid sisse albumid, kirjutaks juurde ja tooks need siis kaasa sinna, jätaks sinna vaadata, et ka personal saaks koos vaadata nende vanainimestega ja aidata nagu meenutada, lasta mingisuguseid assotsiatsioone, mingeid mälestusi tekkida ka täiesti dementsetel inimestel, tuua tagasi nagu seda mälestust. Ja ma saan aru, et teiegi hulgas on neid, kes on pidanud oma lapse matma. Ja võt need lood on sageli rääkimata lood. Ja ma olen oma elus tohutult pidanud imestama selle üle, kuidas need lood ka aastakümneid hiljem tagasi tulevad ja vajavad rääkimist. Ja Gudrun nimetab seda, et fotode kaudu meenutamine pärsib dementsuse süvenemist. Täpselt. Igasugune meenutamine. Teate, see on ääretult põnev. Mulle tundub, et me võiks teha sellest umbes 5 pärastlõunat siin teiega rääkida, sest teie need reaktsioonid jälle toovad mul häid mälestusi Diakoonia haiglast ja sealsest tööst. Minu enda jaoks oli ka see hästi põnev, et rääkida näiteks sellest, milline oli sinu lapsepõlve kodu. Ja lausa detailideni näiteks lasta meenutada, milline oli nende kodust alus näiteks köök, kus mis asub, vahel isegi seal dementsus, seal meil soovitati, aga me ei tea kedagi, me ei tea, keda dementsus ähvardab, et selles mõttes on see väga õige, et see igal juhul aitab ära hoida selle süvenemist meil kõigil, meenutada, lausa joonistada üles, kuidas oli teie taluõu, kuidas seal, kus teil need toad olid, jutusta sellest. See on, ma arvan, üks suur asi ka minule hingehoidjana. Ega praegu ma siin vatran teie ees, sellepärast, et sellises olukorras on raske teil lasta pikalt rääkida 30, aga tegelikult on nagu hingehoidja hästi suur töö kuulata, küsida küsimusi ja lasta inimesel rääkida. Ja ma mõtlen, et ka teil seltsilistel, eks ju, on see suur asi, sest teie olete need, kes on võtnud aja ja tahate olla seltsiliseks, tahate kuulata. Vahel inimesed on nii juba endasse kapseldud, et pole harjunudki endast rääkima. Aga sina saad küsida, sina saad huvi tunda ja mis oleks inimesel olulisem kui see, kui keegi tunneb tema vastu huvi. Tunneb huvi, mismoodi sul oli, mismoodi sina tundsid. Kuidas sul siis oli, kui sa kooli lõpetasid ja läksid üksinda linna elama? Ja kõik need muud asjad te saate küsida ja lasta rääkida. Ja see on huvitav, et siis, kui nad saavad rääkida oma elust ja see saab tähenduse,
siis tegelikult kogu see elu muutub nagu terviklikumaks ja on kuidagi hästi loomulik, et inimene andes oma mööda läinud elule tähendust, suudab kuidagi ka suhestuda paremini sellega, et ta on surelik ja et see elu siin ükskord lõpeb. Seda on lihtsam teha siis, kui sa saad aru, et su elu on olnud oluline, et see läheb kellelegi korda. Kui ta ise ka nagu meenutab, et ei ole ainult üks hall november kogu see elu olnud, et tegelikult on olnud väga säravaid maikuupäevi kunagi ja võib-olla veel mitte nii ammugi ja võib-olla veel üle-eelminegi aasta ja nii edasi, et kui tulevad need igasugused asjad tal endal meelde, mis on elus olnud sellised päris ja ehedad, siis see elu saab tähenduse ja siis on lihtsam ka minna vastu sellele, mis nagunii tuleb meil kõigil. Kui siin nüüd vahepeal ma vaatan korraks ka chatis siin neid kommentaare ja kas keegi... Korra näen, et Triinul on käsi püsti. Triinu, kas sa tahad midagi öelda või see on lihtsalt jäänud sul sellest eelnevast? Jäi kogemata eelnevast. Okay, Võtan kohe. Aga sa ei taha midagi öelda, Triinu? No mina töötan õena, nii et ma ikkagi puutun paratamatult ka päris palju kokku ja kuigi ma olen noor, siis ma olen ikkagi ka jõudnud nagu selleni, et kui nad tahavad rääkida surmast, et siis tuleb nagu see info vastu võtta, et ma olen lähedasi ka just hästi palju julgustanud, et kui see hetkel ei ole oluline info, siis võib-olla nagu teie näite puhul, et siis 10-20 aasta pärast on see oluline info. Just. Väga armas, et sa ka noore inimesena ja emana, nagu ma aru saan, eks ole, taipad seda, eks, et neil on see sageli tähtis rääkida ja sina saad anda selle võimaluse ja olla nagu tähelepanuga seal kohal. Ehkki eks õetöö on oma kõva koormus nagunii ka kõik muud asjad, eks. Jah, aga sellega ma olen ka nõus, et see surm on nagu meie elust kuidagi kõrvale jäänud, et tänu õe nagu koolis käimisele või selle 3,5-aastasele õppele oleme nagu rohkem kokku puutunud, aga ma saangi aru, et täiesti tavaline inimene ongi hästi võõraks jäänud ja ma loodan, et koroona aeg nagu just lähendabki seda päris elu nagu meie tavapäevadesse ka. Aitäh sulle, Triin. Ja sellega, kuidas me ju kogu aeg süvendame seda võõrandumist surmast ja me ei tee oma järeltulevatele põlvedele seda elu sugugi kergemaks. Sellepärast, et kui me lapsed kõrvale jätame ja noored sellest kõrvale ja ei võta neid kaasa hooldekodusse ja ei võta neid kaasa vanade juurde, sest mis sa seal teed ja on hea küll, jää siis koju ja ära siis tule või ütleme seda, et lapsed matustele mitte mingil juhul ei tule, sest see on nii hirmus ja matused on koledad. Ma kuulen neid jutte üsna palju kahjuks oma töös. Et siis see ju tegelikult kogu aeg süveneb, see võõrandumine surmast. Ja see tähendab seda, et inimeste, meie kõigi hirm surma ees suureneb. Sest see on mingi täiesti tundmatu ja arusaamatu võõras. Olen sügavalt nagu vaadanud sellesse, mismoodi see katke on toimunud, see traditsioonide katke, et kuidas see suremise protsess toimus siis, kui ütleme sellest meie taluühiskonna ajal. Enamasti surdi kodus. Argielu käis seal ümber, surija eest hoolitseti, loomulik osa elust, kõik põlvkonnad nägid, osalesid selles. Kui inimene suri, toimus tema eest hoolitsemine, kodus tulid kokku need teadjamad naised, kes sellega tegelesid, kes aitasid. Sellel ajal saadi rääkida, nutta, kurta seda, kuidas kõik juhtus, võib-olla see oli õnnetus, siis pidi hästi detailselt sai läbi rääkida, lahti rääkida, kuidas see oli, mis ta veel hommikul ütles või tegi ja näed, oleks siis niimoodi olnud või oleks ma siis taibanud, et kõik see häda, mis inimese sees on, see kurbus, seda saadi omavahel lahti rääkida. Kirikuõpetaja kutsuti koju, isegi kirstu panemise talitus oli ju, mina olen seda elus vist ainult 2 korda teha saanud, sest see on täiesti hääbunud. See oli nagu koht, kus sai kokku tulla ja leinata, siis valmistuti peiedeks, siis toimus mehed tegid kirstu valmis, eks ju, said omavahel rääkida kõiki neid asju, et leina sai nagu läbi elada ja läbi rääkida. Kodust ära saatmise talitust, kirikust ära saatmine, surnuaial, see kõik võttis praktiliselt nagu päev otsa, see matus juba ise ka peielauaga koos. Ja see tähendas kõik seda, et sellest sai rääkida, nutta ja siis sellest nutust vähehaaval välja tulla. Ja
Nüüd, mis on toimunud, on see, et kui see kõik on nagu kuidagi tahaplaanile jäänud, hästi redutseeritud, hästi kitsaks, väikseks tehtud, et kui inimene sureb, kui ta juhtub kodus surema, siis kiiresti, eks ole, viiakse ta ära. Ja siis pärast on see hästi lühike matus, mis krematooriumi puhul on sageli 25 minutit, hää küll pool tundi, eks. Et tegelikult see jääb inimeste sisse, see jääb lahti rääkimata. Ja siis ta on seal sees ja see ei tee inimesele head. Ma toon teile täna hommikuse loo siia taustal näiteks, just ka seostub sellega, kui siin oli juttu, et arvatakse, et see puudutab ainult vanu. Taevakene, kui noori see puudutab, sest on ka noori lapsevanemaid, kes surevad ja siis tähendab, et leinajaks jäävad ju lapsed. Jäävad vanavanemad leinajaks, see vanem generatsioon ja jäävad lapsed. Ja siis need vanavanemad peavad toetama seda vähemalt poolenisti orvuks jäänud last. Eks ju. Ja üks vanaema siis, õnneks ta on siuke noor ja tragi vanaema, rääkis mulle täna seda, paar aastat on ema surmast, siis laste ema surmast ehk tema tütre surmast möödas, et teismeline tüdruk siis, kes on ema kaotanud, käib psühholoogi juures, oli ise tahtnud minna, vanaema korraldas talle selle ja hästi huvitav on see, et psühholoogilt see tagasiside, mis vanaema sai, on see, et see teismeline tüdruk ei räägi ema surmast, vaid räägib kõikidest muudest asjadest, enda isiklikest teismelise probleemidest. Ja vanaema oli mures, et kas see on probleem, et ta ei räägi oma ema surmast. Ja kui me siis pikemalt seda arutasime ja teades seda peret, see ei ole selle pere puhul üldse probleem, sest nad räägivad oma emast kodus kogu aeg. See ema on reaalselt neil nagu seal piltidel olemas, lapsed kannavad tema riideid nüüd juba, eks ole, igapäevaselt nad räägivad emast, sellest emast, kes on paar aastat tagasi surnud. Nad ei ole seda muutnud tabuteemaks, nad ei ole püüdnud vältida seda, et oi, see on nii hirmus, ärme sellest räägi, eks ju. Vaid lapsed on saanud kasvada nõnda, et nad on saanud kõigest oma kodus, sellest valust, sellest kaotusest rääkida ja rääkida ka igasuguseid naljakaid ja toredaid lugusid, mis emaga oli ja mälestustest ta nagu kogu aeg seal nende keskel. Ja see tähendab seda, et kui laps läheb psühholoogi juurde, siis ta seal psühholoogiga arutab hoopis nagu oma tõesti neid teismelise ja tähelepanu probleeme, seda vihahoogusid, mis tal on või seda, et kuidas stressi maandada, sellepärast, et kodus on sellega tegelenud. Ja ma jälle tulen nagu teie selle imelise teenimise töö juurde, mida te teete seltsilistena. Te saate olla need, kellega teie hoolealused, ütleme siis niimoodi, saavad rääkida sellest, mis neil südamel on. Nad ei pea sellest rääkima, aga teie loote selle turvalise ruumi, kus te võite jõuda ka tähenduslikemate teemadeni. Need eksistentsiaalsed küsimused, selle kohta öeldakse need, mis inimesele viimselt korda lähevad, mitte siis nagu viimases järjekorras, vaid viimselt, need ultimatiivsed, need kõige olulisemad inimese elu küsimused. Miks ma olen, kes ma olen, kuhu ma lähen, mis on kõik selle mõte. Loomulikult ma ei arva seda, et te iga päev nendega räägite elu tähendusest või mõttest, aga oma sõprusega, mida te kingite, saate te luua selle ruumi, et kui nende lapsed näiteks tõrjuvad selliseid teemasid, sest nad ei ole valmis, sest nad ei oska, sest nad tahaks kohe öelda, et mis sa räägid sellest, mis, eks ole, see nagu tõukad tagasi, sa tõrjud tagasi asjad, mis inimesed päriselt korda lähevad, sest sa kardad neid teemasid. Ja teie saate olla need, kellega julgeb rääkida ka niisugustel teemadel. Ma ütlen, saate olla, te ei pruugi olla. Ma loen siin huvitavat kommentaari. Kui ma oma vanematelt küsisin, kuidas nad tahavad saada maetud, oli esimene reaktsioon vihastamine. Kas ma ootan juba nende lahkumist? Järgmine kord, kui ma küsisin, olin nad rahulikumad ja kuulasid mu põhjenduse ära. Ma soovisin, et nad saaksid just seda moodi lahkuda, nagu nad ise soovivad ja ette kujutavad. Järgnes põhjalik arutelu, kuidas, kuhu, mil moel ja nii edasi. Hiljem on nad mõnda asja muutnud ja see teema ei tekita enam probleeme. Annika, ma väga tervitan teid. Ma saan aru, et see võib sellist reaktsiooni esile kutsuda, aga see on väga ilus ja julge samm. Mina olen inimestele soovitanud, kui te käite koos kalmistul, viite näiteks
vanu inimesi, eks ole, kalmist tule lehti riisuma nende omaste või abikaasa hauale. See on hästi loomulik koht küsida, mis sina arvad, kuidas sina tahaksid saada maetud? Seal keset seda lehtede riisumist või mingit sellist toimetamist ei tundu see nii võõras küsimus kui see, et õhtusöögilauas näiteks, eks ole, lihtsalt lambist mingisugusel päeval hakkad rääkima. Siis võib-olla tõesti ma olen, et kas sa tahad päranduse asja hakata minuga arutama või kus sul nüüd nii kiiret on, eks, et noh, neid kohti, neid viise rääkida leiab tegelikult, eks ju, mingitel mõnes mõttes ka nagu ilusatel hetkedel või kurbadel hetkedel, jah. Aga aitäh, Annika, see on hea kommentaar. Ja see on, ausalt öeldes on teil lihtsam isegi seda teha seltsilistena, kui võib-olla lähisugulasel. Et rääkida võib-olla endast, et näed, mina olen niimoodi mõelnud, kuidas sina oled mõelnud. Ja siis jõuda selleni, et kas sa oled saanud sellest rääkida oma lähedastega ka või kas sa tahad näiteks kirja panna. Kui mõni ütleb, eks ole, ma olen tahtnud rääkida, aga kuidagi ei oska seda teha, siis sa võid küsida, et aga tahad räägi mulle ja ma panen kirja. Näiteks ise kirikuõpetajana nähes neid suuri kimbatuse olukordi, kus lähedased tõesti ei tea, mida teha. Olen juba aastaid tagasi arvutis omal loonud ühe faili, öelnud oma lastele, et kallikesed, kui minuga midagi juhtub, nad on ju noored, nad ei pea ju teadma, kuidas see asi käib. Mina olen pannud neile juhtnööridena kirja, kuidas mina seda soovin näha. Ja ma ei tee sellest mingisugust draamat, ma ei ütle, et ma hakkan nüüd surema. Eks ju, või kuidagi. Nad teavad, me ei peagi sellest rääkima rohkem, nad teavad, et mul arvutis on fail selle kohta, et kui minuga midagi juhtub, kui ma suren, et siis nad saavad, keset oma leina, nad ei pea hakkama nuputama, eks ju. Siis nad saavad nagu töö läbi käia, mismoodi ma seda mõtlesin. Et see on selline väikene soovituseks. Aga ma saan aru, et need teemasid on hästi mitme tahu pealt. Ja üks, mis minuni jõudis, on ka see, et võib-olla jälle korraks paus minu poolt. Praegu, kus me siia oleme jõudnud, nimetage, mis on see, mis me lähema poole tunni jooksul, mis teil oleks tähtis praegu rääkida. Teades, et aeg on piiratud. Nii, kas kellelgi on tekkinud mõni teema küsimus, mida kindlasti tahaks, et saaks arutatud? Julgelt kas siis kirjutada või öelda. Minul endal on küll üks, aga ma mõtlesin, et kui nüüd mõnel vabatahtlikul on, et siis ikka teie olete ees ja et mõelge siis oma küsimust. Mina lihtsalt mõtlesin, ma seda sissejuhatuses ka mainisin, et aga kui on see olukord, kus ma näengi, et inimesel ei ole enam eluisu, ta räägibki sellest, et ta lihtsalt ei taha elada. Siin oli ka üks näide, mis oli seotud valuga, et ongi sellised, et kuidas ma siis seltsilisena teda toetan, kui ma näen, et ta räägib või kuulen, et ta räägib, et ta lihtsalt ei taha. Ehk et võib-olla paneb käe endale külge, et mida ma teha siin saan, oskad sa midagi soovitada? Siin tuleb nagu seda, eks ju, eristada, et kui sa näed, et see on suitsidaalne käitumine juba, kui ikkagi väga selgelt asi läheb sinna poole, et ta on sulle korduvalt seda öelnud, ükskõik mis vanuses inimene, kes räägib soovist elust nagu endale kätt külge pannes lahkuda, eks ju. Neid teemasid ei tule karta. Ei ole, seda ma olen ka siin haiglas väga palju õppinud, et ei ole vaja karta seda, et kui ma küsin ta käest, et kuule, kas sa päriselt oled mõelnud enesetapust, et siis selle küsimusega ma nagu võimendaksin tema soovi. Ei, seda ei ole vaja karta. Kui inimene annab sellisest mõttest märku, siis tuleb mõnes mõttes nagu olla julge ja temaga rääkida. Kas ta näeb, kas see on tema jaoks nagu, on see jutu jätkuks, nagu tavaliselt need asjad ei ole jutu jätkuks. Üks on see, kui ta ütleb, et ma olen elust väsinud, et ma olen elust tüdinud. See on nii kurb, mul endal kohe tuleb mitu vanainimest meelde. Üks ütles mulle seal Keila hooldekodu voodi serval istudes jälle, et mul on tunne, et Jumal on mind ära unustanud, siia maa peale unustanud. Ja ma jäin pärast mõtlema, kui jube tunne võib olla, kui sa päriselt seda mõtled, et Jumal on sind ära unustanud, eks ju, et sa oledki nagu mingi
eksituse tõttu kogemata jäädki siia lõputult maa peale. Loomulikult me teame, et see ei ole tõsi, aga kui jube see tunne võib olla. Et seal ei ole suitsidaalsusest märki, eks ju. Seal on lihtsalt see eluväsimus ja see, et sa ei saa enam midagi õieti teha. See, mille kohta nad ütlevad, et ma olen koormaks kaelas. Ma arvan, et te paljud olete seda kuulnud vana inimeste käes, eks ju. See on üks asi, millele me siin ühiskonnas peame nii julgelt, väga sirge seljaga vastu seisma. Mitte üks inimene ei ole koormaks kaelas. Iga inimene, ja see kõlab nagu klišeena, on väärtuslik. Ja see võibki jääda klišeeks, kui te ei teeks seda, mida te teete, et te oma aega pühendate sellele, et inimene saaks aru, et ära räägi, et Triinu või Marion või Janne või päriselt tulebki minuga rääkima. Iga sellise käigu või kohtumisega te tegelikult ju annate seda, et ta on väärtuslik, eks ju. Et te juba oma selle teenimisega, mida te olete võtnud oma vabast ajast teha, annate selle nagu panus, et see ei oleks klišee, mida me ütleme, aga tegelikult ei ela tõeks, eks ju. Nüüd, kui see on märk suitsidaalsest käitumisest, siia juurde ütlen seda, et ma olen veendunud ja jällegi nagu teadusuuringutele põhinedes, arstidega suheldes, et meil on eakate dementsus sügavalt, vabandust, ma rääkisin, eakate depressioon sügavalt aladiagnoositud. See on päris kindel ka insuldijärgsetel haigetel ja laiemalt. Loomulikult antidepressantidel on selline mage maik küljes, eks ju, ja nagu kardetakse ja nii. Ma tean mitmeid, ma ei hakka ütlema paljusid, mitmeid vana inimesi, kelle puhul antidepressantide võtmisest on kuidagi nagu täiesti uus lehekülg alanud elus. Kuidagi lihtsalt rõõm ja rahu. Ja see ei ole nüüd see, et mina kirikuõpetajana ütlen, et antidepressantidest saab rõõmu ja rahu, vaid kui sul vana inimesena on, mitte ainult vana inimesena, noorena samamoodi ja keskealisena, on füsioloogiliselt mingid asjad paigast ära, siis ka sõnum, mida sulle räägitakse, ei jõua lihtsalt kohale. Füsioloogiliselt ei saagi jõuda kohale, sest keha ei ole võimeline sellega midagi peale hakkama. Teie hooldajatena, seltsilistena, inimesel seltsidaamiks, ise ka seltsidaamiks, olles ei saa loomulikult ravimeid määrata, aga erinevad suhted, erinevad olukorrad võib olla julgustada, et ta järgmine kord perearstile räägiks sellest, et ta meeleolu on kehv. Ärge seda nagu unustage, seda võimalust. Iga suhe on erinev, iga perekond on erinev. Ma kujutan ette, et kui keegi teist räägib oma memmekese lastele, et kuulge, kas te ei ole mõelnud, et võib-olla tal oleks antidepressanti vaja, võib-olla mõni tuleb teile kallale selle peale, eks ole, mis te õige mõtlete. Et see on hästi võõras meil ühiskonnas, aga pange see omal nagu kõrva taha. Et tegelikult vahel vajabki inimene natukene sellist turgutamist. Ja mitte sellepärast, et ta oleks kuidagi imelik, eks ju, vaid tema organism näiteks mingi insuldi järel vajaks sellist medikamentoosset toetust, et ta saaks elurõõmu tagasi. Nii, vahepeal on Marika kirjutanud Kloogarannast. Tere Marika, mina elan ka nüüd Kloogarannas. Kuidas oleks mõistlik reageerida, kui inimene tihtipeale räägib, et tal oleks aeg minema hakata? Tegu on minu lähedasega, seltsilistes, olen alles alustamas. Ma algul läksin sellise jutu peale närvi ja palusin selline jutt lõpetada, aga nüüd olen öelnud, et õnneks meist keegi ei tea, millal minna tuleb. Õnneks ja maa peale pole keegi jäänud, nii et pole mõtet seda rääkida. Tal on ka sa mõtled nüüd siin AD juba aastaid, sama teema, mida me praegu arvutame, just. Kui inimene räägib sellest, jah, ega ju ümber veenda ei saa, aga mida te saate teha? Jällegi tuleme selle juurde, viia jutt ajapikuga jälle rõõms, et mälestustele, mõttekusele, aidata leida tähendust selles elus. Ma mõtlen seda, kui niisugune, kui sa seisad silmitsi selle olukorraga. Ma siiski laseks tal rääkida. Ma siiski ei põrgataks seda kohe tagasi, ei viiks juttu mujale, vaid ma laseks rääkida, miks ta ennast nõndamoodi tunneb, et tal on aeg minema hakata.
Alati on siiski hea, kui inimene tunnistab oma valu või leina või mida iganes, nagu natukene selliseid küsimustega toetada teda. Ja tuleb leida eesmärk ja lasta rääkida end tühjaks, eks ju. Et ma toetaks küsimustega, mitte ei põrgataks, et mis sa räägid, sa ju nii, eks ju, et jälle see. Et siis sa nagu kusagilt eitad tema muret, eks. Et kui ta nõnda tunneb, siis mingite suunavate küsimustega, et ta räägiks, miks ta nõnda tunneb. Ja kas on ka päevi, millal ta nõnda ei tunne ja otsida siis, millal olid, et ta räägiks siis ka nendest hetkedest, kui ta ei tundnud seda, kui tal lapselapsed külas käisid. See on natuke nagu, kunagi ma tegin seda eluliinitööd suitsiiditelefoniga, eks. Et sa ka nendes kriitilistes situatsioonides inimestel lased rääkida, küsid igasuguseid toetavaid küsimusi, et ta saaks rääkida, nii et seesama lasta ennast rääkida tühjaks. Just, seda ka Gudrun kinnitab. Kui need asjad niikuinii inimesel peas keerlevad, on ju parem need lasta välja rääkida, et saaks nendesse mõtetesse korrektsioone pakkuda. Ja mis on nende korrektsioonidega väga tore, et tegelikult kui sa harjud niisugune või õpid niimoodi neid küsimusi küsima ja paljud teist oskavad, siis sageli inimene teeb need korrektsioonid ise ära. Et sinu pakutud korrektsioonid on head, aga tema enda jutust tulevad või momendid või avastused, mida ta pärast saab ka mõelda, et tegelikult ju tõesti, et see oli nagu ilus mälestus või ilus asi või seda oleks mõtet veel teha ja kuule, et kevadel võiks üleüldse tegelikult minna ja vahetada mingit taimi kellegagi ja istutada aeda, proovida sinna veel neid ja neid asju istutada ja veel mõned uued tulbisordid, et kui ta endal tuleb jälle selliseid mõtteid, mida tegelikult järgmisel kevadel või suvel tasuks proovida või teha, eks, et siis see on jälle väärtus omaette. Ma ei tea, kas see nüüd praegu natukene toetas. Ja, et ikka. Ja igal juhul, see mul nüüd siin viimaste nädalate jälle need kurvad lood on need enesetapulood on ikka, nendest raskemaid väga palju nagu ei olegi, eks ju. Et mitte ignoreerida märke, kui inimene väljendab seda, et tal on eluisu otsas. Mitte neist kõrvale põigelda, mitte neid kuidagi mahendada, vaid vaadata selles olukorras, et lasta tal rääkida ja kui vaja, siis ikkagi ka otsida talle abi. Ma küsin ka vahepeal seda, kas te seltsilistena olete läbi käinud seda vaimse tervise esmaabikoolitust, mida pakub peaasi.ee? Meil päris seda eraldi ei ole, kuigi see võiks olla üks teema, mida ka peaasja kutsuda rääkima. Me oleme rääkinud dementsuse teemadel, eetika teemadel ja vabatahtlikel on oma selline sissejuhatav koolitus. Tiina Tambaum on ju päris mahukalt andnud sisendit, et kui ma siin kuulasin, et neid rõõmsamaid teemasi või kuidagi tähelepanuga sellisele mõttekamatele asjadele viia, siis Tiina ju isegi sellesama telefonivestluse metoodika kaudu julgustab meid ju otsima täiesti uusi teemasid, millest rääkida, et selles mõttes, aga ma uurin seda peaasja teemat, et meil õnnestuks ka see teema veel eraldi fookusesse võtta. Sellepärast, et nemad teevad seda ka veebi teel. Ma ise käisin, vahel on ikka iseendal ka hea isegi ka tõesti esmaabi asjad uuesti üle kuulata, sest leiad ikka mingi uue rakursi või mõtte. Nüüd selle koroona ajal ma käisin nii nagu praegu me oleme koos, eks ole, veebi vahendusel ja need arutelud ja väikesed isegi rühmatööd, mida veebis sai teha, et nemad on tõesti ka õppinud seda veebis niimoodi läbi viima, et see oleks soovitus ja vaimne esmaabi, eks meil kõigil kulub see iseendalegi andmiseks ju ära, eks ole. Ma küsin nüüd ise ka nagu seda kohta, selles töös mõni on teinud lühemat aega, mõni pikemat, mis on teil kõige raskem selles töös, mis on see, mida te tunnete, et on kõige kurnavam selles vabatahtliku seltsilise töös? No, kes soovib vastata, meil siin mõni, kes on võib-olla pikalt või isegi lühidalt ja juba tajud, et on midagi väga keerulist. Kas keegi võtaks sõnasabast? Nii, julgelt võib häält teha, kuulge.
nii, siin on nüüd tulnud üks Marion. Ma saan aru just, et see on siis selle inimese, kellele sa seltsiliseks oled, tema pereliige destruktiivne. Ja seda ma kujutan ette täiesti, et sealt võib tulla blokk. Ma isegi sellest teie lehest natuke sain aimu, et see võib, et see teema on niimoodi päevakorral ja hästi kujutan ette. Ma tahaksin lisada, et sageli ka siis eakas krabab sellest seltsilisest nagu õlekõrrest kinni. Et on oht veel ka see, et kui seltsilised ongi tegelikult nagu lähedaseks juba muutunud ja hea suhe kujuneb, usalduslik suhe, et siis seda vastutust selle suhte kvaliteedi eest nihkub liiga palju just nimelt seltsilise peale. Ja seda ma kujutan ette, et te peate väga õppima ennast ka nagu säästma. Aalil on käsi ka üles tõstetud. Ma nüüd ei võta EHA rolli teps mitte üle, aga lihtsalt ma vaatan, et ma siin pigem lasen praegu veel teil rääkida. Tere! Mis minu hirm on olnud niimoodi seltsiliseks olemisel, et koroona ajal kõige rohkem oligi, et saigi ainult telefoni teel suheldud ja ühel hetkel, kui ma ei saanud teda telefoni kätte või ta ei võtnud vastu, mul endal tekkis see hirm, et mis temaga nüüd juhtunud on, et kas ta on ära surnud vahepeal, et lõpuks juhataja tunned mulle ühendust saanud, et kas kõik on korras, kõik on hästi. Tuli välja, et tal oli telefoniga mingi probleem, aga lihtsalt minu hirm, et kui kas ta on lahkunud ja Aitäh nende repliikidest. Siin ka loen praegu veel, Marion kirjutab oma ämmast ja siis Annika kirjutab, et minult on soovitud abi väärikalt lahkuda. Ma nüüd ei tea, Annika, kuidas sina sellele reageerisid, aga ma kujutan ette, et see meie vastus saab olla see, et sa saad väärikalt aidata tal elada viimase lõpuni, eks ju. Ja see ongi mõnes mõttes väärikas lahkumine. Et kui sina saad toetada või meie ja siis sa saad vaadata, ega te ei pea ka üksi jääma, te saate ju pöörduda abi saamiseks ka, ma kujutan ette, et ikkagi see võrgustik KOV-is, sotsiaaltöö võrgustik ja see on ju kõik olemas, eks, et kui sa näed, et su käed jäävad lühikeseks ja on vaja pereõde või kedagi veel, eks. Et see on see meie see vastus, mis saab olla, et me saame, aga ütlemegi nii, väärikalt lahkuda, sest see, kui see on viimane vaatus, siis see ongi väärikalt lahkumine, et sa viimase hingetõmbeni saad aidata tal väärikalt elada, andes talle väärtust. Ma ikkagi joonin seda nagu alla, et me saame toetada inimest, andes talle nagu selle väärikuse selle kaudu, et me teda märkame, mida te ju teetegi. Korraks veel selle küsimuse selle juurde, kuidas olla toeks, millest meil see vestlus ju ka EHA-ga alguse sai kirja teel. Ma üldiselt sõnastan ümber need asjad, kui mind kutsutakse rääkima, arvake ära, mis on selle viimase poole aasta kõige olulisem teema. Küllap te kujutate ette, see on rahu ja see ma lappasin läbi oma viimaste aastate kaustad ja ettekanded. Kunagi varem, ühelgi aastal ei ole ma pidanud rääkima teemadel, kuidas leida rahu. Ja isegi koroona ajal ei olnud see nagu teema, mida kuulsid, aga sellel aastal on see rahu. Kuidas selles kriisis ja järjekordses kriisis, kuidas leida rahu. Ja ma olen ikka öelnud seda, et mina ei saa öelda, kuidas keegi teist leiab rahu. Mina ei saa teile öelda, kuidas olla täpselt toeks. Eks, et see on pigem nagu sellised, te kujutate ette mingid naiste lehed, eks ole, et 7 nippi või 12 sammu, selleks, teiseks, kolmandaks, neljandaks asjaks. Eks. Et see jääb teie leida, loovalt läheneda igale inimesele. Jällegi siit samast lastehaiglast kõige esimene päev, kui ma tööl olin huvitaval kombel, just sellel päeval said onkoosakonnas tööpäeva lõpus kokku vähihaigete laste vanemad, keda tuntakse ka pardilaste nime all, eks ole.
pardilaste vanemad ja see. Ja üks isa tookord küsis mu käest, et no nüüd te siia meile tulite, et mida te ütlete siis, kui te astute surija lapse palatisse, mida te kavatsete ütelda? Ja mina 2 sekundit oli vait või 3 ja ütlesin, et teate, et kui ma praegu nagu ütleks teile, mida ma kavatsen ütelda, kui ma astun surija lapse palatisse, mida ma vanematele kavatsen ütelda, siis ma peaks omale tänapäeva uue töökoha otsima. Kui mul oleks valmis vastus, mida ma ütlen või et ma mingi mall, mille järgi ma lähen palatisse ja mingisugused kindlad vormid, mida ma siis, kuidas ma lähen, mis meetodiga ma lähenen või mida iganes, siis see on täiesti vale eriala mul. Ja võt see on see, et sa igas hetkes, igas situatsioonis inimesega kohtudes, kusagilt pead nagu avatud olema sellele ja mina palun Jumala käest tarkust. Mida ma selles olukorras pean ütlema? Anna mulle oma ligiolu, anna mulle oma tarkust, et ma teaks, et ma ei teeks inimesele haiget, et ma oskaks öelda seda, mida temal selles olukorras vaja. Igaüks oma vaimses elus vaatab, ma oskan seda ainult soovitada, aga ma ei saa sedagi teile ju mitte mingil juhul ette kirjutada. Aga ühte asja ma küll ütlen. Surmas saab inimest või sellel väärika lahkumise teekonnal saab inimest toetada see, kes on enda jaoks läbi mõelnud elu ja surma. See võib olla, mitu meid on siin 30, igal ühel erinev. See ei ole jälle ühtemoodi, nagu öeldud jälle alguses tagatullusse tulles, me keegi ju täpselt ei teaks. Aga sa pead läbi mõtlema, mis on sinu usk, mis on sinu lootus, millele sina toetud, kuidas sina seda mõistad. Kui sa ise kardad seda teemat, kui sa ei ole lasknud endal nagu sügavusse minna ja läbi mõtelda seda. Mitte, et sa selgeid vastuseid peaksid teadma. Ei tea, mina ka ei tea. Aga enda jaoks läbi mõtelda, mis on elu, kes oled sina, kuhu sa oled teel, mis on surm sinu jaoks. Siis sa ei lähe oma seltsidaamile neid vastuseid ette laduma, aga sa julged lasta tal rääkida. Me lükkame mingid asjad endast eemale, oi, mis sa nüüd, mis sa enam sellest, eks ju, see on ka leinaga, me teeme seda ka leinaga paraku ju väga sageli. Kuni selleni välja, eks, et minnakse lihtsalt kõnniteel valitakse ruttu teine teepool, kui tuleb vastu see, kellega sa ei julge rääkida, sest ta on alles äsja oma, ma ei tea, abikaasa või lapse matnud, eks ole, ja siis lihtsalt välditakse seda ja minnakse kaares mööda, sest ei tea, mida teha. Et see on küll üks asi, kui me nüüd selle kuidas küsimusele räägime, eks. Et selleks on vaja ka iseendaga tööd teha, eks. Aga isegi kui sa ei ole seltsiline ja sul on lapsed, lapselapsed, lähedased, ka nende jaoks on seda vaja ja lõppude lõpuks, ennekõike ülekõige on seda vaja sinu enda kui inimese jaoks. Et sa ise võiksid rahus elada ja siis ka rahus siit minna, kui sinu päev kätte jõuab, eks ole. Just, et sellest iseenda Liina ütleb ka, et see teema tuleb enda jaoks lahti mõtestada, ka iseendaga tuleb töötada. Ega see on inimestega töötades, oled sina ju see, meie olemegi tegelikult ju need töövahendid, eks ju. Et sina inimesena lähed sellele, kes sa oled, lähed teise inimese juurde, sinu kaudu, mina jälle ütlen selle kohta nii, et Jumal läbi sinu kingib inimesele väärikust, annab talle seda kergemat hingamist ja rõõmsamat hingamist. Et tegelikult minu mõtlen, et selle elu, kui rääkida elu mõttest ja tähendusest, üldse ei hakka mingit definitsiooni andma. Ma nagu oma lastega seda ka rääkinud, et tegelikult võiks elada nõnda, et kus iganes bussis, turul, poes, külas käies seltsilisena, perega kokku saades, inimestel võiks pärast sinuga kohtumist olla kergem ja rõõmsam olla, kui seda oli enne sinuga kohtumist. Et igasugusel kohtumisel sünniks see, et kuidagimoodi natuke läheb valgemaks, isegi kui tunnilt läheb öösel pimedamaks, eks ju. Et see võiks meie kõiksugustes kohtumises toimuda. Mõtle, see on tegelikult see, kuidas me saame luua seda paremat maailma, mis tähendab ka iseenda ja oma lastele ja lapselastele paremat elu. Püüda elada nõnda, et mina kohtun sinuga, sina minuga ja me mõlemad nagu oleme sellele suunatud, et tunni aja pärast lahku minnes on meil mõlemal kergem ja parem olla, eks ju. Ja sedasi, see juba toimibki, on ju? Nii.
No nii, kas tegelikult ma korra vaatasin neid küsimusi, mis registreerimisel oli ja seal oli üks selline... Kuule, ära väga kõva häält tee, mul on üks kohtumine. Juta, pane oma mikrofon kinni. Aga seal oli üks selline küsimus, väga sügavamõtteline. Ma mõtlesin, ma korra küsin seda üle siit, et miks maailmas on nii palju kannatust? Ja sellel aastal on seda ikka nagu väga-väga palju. Kas sul on vastus sellele? Ma arvan, et kui ma sellele vastust teaks, siis ma ei peaks enam siin maailmas üldse olema, ma ei oleks siin maailmas, see on see, mida me kord seal kõik taipame, aga kõige lihtsam vastus siin on see, et võib-olla sellepärast, et me selle sama lihtsa tõe olemegi ära unustanud. Me ise oleme katkised inimesed, kes ei ole oma haavadega tegelenud, lasknud neid paraneda ja katkistena teeme üksteisele haiget. Mõnikord on see meie süü, mõnikord on see nagu mingi paratamatus. Me oleme väsinud, me oleme üle töötanud, me oleme üle jõu, üle enda jaksamise toimetanud, ei ole enda eest hoolt kandnud ja teeme haiget. Ja see toimub nagu väikesel lokaalsel tasandil, nii-öelda rohujuure tasandil, kodus, suguvõsas, tööl. Ja see toimub ka globaalsel tasandil. Et me oleme katkised inimesed, kristlikus kõnepõhjus öeldakse selle kohta patused inimesed, mis ei tähenda mingit moraali asja, et sa tegid seda või sa ei oleks tohtinud teha. Et me oleme katkised inimesed, kes teevad üksteisele haiget. Ja üksteisele, ma arvan, üksteist hoides vähehaaval sedasama nippi, head tehes me iga väikse sammuga tegelikult teeme seda maailma paremaks paigaks. See võib tunduda tühiasi, see võib Ukraina sõja ja kõige selle hävingu kõrval tunduda tühiasi, aga meil ei ole muud teed, meil ei ole muud võimalust. Ja kõige narrim on see, kõige lollim on see, kui me ütleme, et mis minust ei sõltu ju midagi ja siis ma olengi nõme edasi, eks ju. Minu pisikesest sammust, sellest samast, et sa oled seltsiline, et sa võtad telefoni, et sa helistad, et sa teed seda, selle inimese päeva või õhtu rõõmsamaks, annad talle tähelepanu ja märkamist ja ütled mõne hea julgustava sõna ja imetled seda, mis ta teinud on või kui toredasti ta midagi, mis iganes eegeldanud on või lilli, et selle kõigega me nagu trotsime seda kurjust, mis on ja teeme seda omalt poolt helgemaks, paremaks paigaks. Sellest võiks pidada pikka omaette teema ja sellest on kirjutatud raamatukogusid ja püütud seda mõista. See on katkine paik, me oleme katkised inimesed, aga me saame lasta, ma olen selle kohta oma väikses raamatus pealkirjaks pandud, et läbi oma mõrade me saame lasta valgusel paista, eks ju, et mitte nagu jääda oma hädade üle virisema ja nurisema. Üldse minu meelest nurisemisele võiks nagu kogu aeg pidurit tõmmata, iseenda nurisemisele, eks ju, et tänulikkust lihtsalt kasvatada tänulikkust ja ma arvan, et vähehaaval me laseme valgusel tulla siia maailma. Nii, aga nüüd on meil jäänud selline, ma ei tea, 10 minutit, natuke rohkem kui 10 minutit, et praegu nüüd viimane hetk ja võimalus tõesti veel mõni küsimus lauale tuua, et kas kellelgi on veel. Näed, aitäh, nii ja nipp on meil siin kohe tulnud. Aga on kellegil? Minul on umbes 10 lehekülge loengu materjali, aga nagu ma kartsingi või arvasin, ma ei tea, kas kartsi või kuidas, et see sedasi niimoodi teie ees lihtsalt ette lugeda või seda, et see nagu ei toimiks. Ma ei oskagi päris nõnda moodi, eriti mitte ekraanis, et ma väga tänan, et te olete kirjutanud ja ma olen ka sellega nõus. Seltsiliseks olemine nõuab väga suurt isiklikku julgust, tõepoolest, ning see, mis teiste inimestega kohtudes toimuma hakkab, on töö enesega. Ja see on tõsi, ma siia veel juurde lisan seda, et ma selles mõttes tunnen teiega ennast nagu ühes paadis olevat, et kui ma läksin 18 aastat tagasi ristikogudusse, siis inimesed olid kohkunud, et Heldeki siuke kirikuõpetaja tuli, kes tuleb külla. Et mis tähendab, et õpetaja tuleb
külla kodukülastusele. Alguses oli see barjäär nagu päris suur, aga ma võtsin ette koguduse nimekirjast kõige vanematest, hakkasin pihta ja otsisin üles ja helista. Alati ikkagi teatasin ette loomulikult, eks ju. Ja see tõrksus oli alguses kohati ikka päris suur. Ja see nõudis natukene mingit siukest pealetükkivust huvitaval kombel. Ma tõesti julgen seda nii öelda, et natukene pidi ebaeestlaslikult pealetükkiv olema, et seda lävepakust nagu üle astuda. Et jah, tulen küll, et millal ma võin tulla ja nagu ei hakka väga, et kui te ei taha, et ega ma siis ei tule, eks ju. Ja hämmastav oli see, et 3-4 aastat hiljem, kui ma läksin ühtede vana inimeste juurde, siis nemad ütlesid juba, et ja me mõtlesime, et õpetaja meile ei tulegi külla. Siis ma sain aru, et see oli juba toimis, et see külades ikkagi levis see kuuldus ja ma ütlen, et need on võrratud imelised jutuajamised ja täpselt nii ongi. Rääkige maast ja ilmast, tunne huvi lapsepõlve vastu, tunne huvi tema lugude, rõõmude ja valude vastu ja te jõuate ka sügavamate teemadeni ja samas on mõnikord vaja ahju kütta, kas seda ma olen teinud ja mõnikord on vaja süüa tuua, eks ju, ja kõike seda. Et ma arvan, et te olete mulle väga ilusa osa siin elus valinud või saanud kingiks, et nautige seda, sest see on päris elu. Kohtudes inimestega, kas siis, kui on nagu destruktiivseid asju tuleb paratamatult ka ette. Aga see on päris, te teete nagu päris asja, seda ma küll ütlen, et siin maailmas on nii palju sellist pealiskaudset, eks ju, et te teete väga julgust ja rõõmu teile kõigest sellest. Need on need siuksed tõeliselt elavad, ilusad hetked, mis võivad nendes kohtumistes sündida. Ja. Siin võite neid kommentaare edasi lugeda. Hästi armas ja. Nii. Aga siis siin on juttu ka, et kokkupuutes sotsiaaltöösüsteemiga on mul tekkinud tunne, et hingeabi vajavad ka väga palju sotsiaaltöötajad. Kui te ise vajate abi, otsige abi. Muidugi, ega üle Eesti tuleb leida neid tugirühmi ja ma usun, et ka teil see seltsiliste, kas see on MTÜ-na teil või kuidas te olete? Jah, et see on Eesti külaliikumise kodukant juures praegu sellise, mis on MTÜ ja siis igas piirkonnas, maakonnas on meil sellised toredad koordinaatorid, kes siis just, ma lugesin et MTÜ-na, aga nüüd on siin plaan, et võiks tekkida täiesti, kuna kodukant on selline külaliikumisele suunatud, aga seltsilisi on meil vaja ju ka linnades ja laiemalt, et siis võiks ta olla täiesti eraldiseisev programm. Elame ja näeme, kuidas see liigub. Aga ma arvan, et siia lõpetuseks, see oli ka seal registreerimise küsimustes, et siin natuke juba tuli, et kui nüüd mõned küsimused jäid ülesse või kus seda infot? Ja, see on õige. Teate, see on nüüd ainus koht, kus mul oleks ju mõistlik olnud, eks ole, slaid teha, aga ma hästi püüan vältida seda PowerPointi ka siis, kui ma silmast silma kohtan. Üks variant on see, et ma proua Ehale kirjutan need raamatud ja te saadate edasi. Aga ma siin samas praegu ütlen, ma just hakkan endale ka seda ostma ja oma kogudusse. Nathan Haamer on värskelt välja andnud raamatu Aeg parandab hoolitsetud hingehaavad. Ma ei tea, kas ma saan ka siia kirjutada või kuidas me seda teeme. Saavad chati kirjutada. Just nimelt, ma panen selle siia kirja, ta on Pilgrimi kirjastus. Olge tähele seda pealkirja. Minu arvan, et see pealkiri on ka hästi kõnekas juba. Pilgrim ja Pilgrimis on ta ka, kui sealt registreerida ennast, siis saab ka odavamalt selle raamatu. Et see jutt, et aeg parandab kõik haavad, see on jama jutt, aeg iseenesest ei paranda mitte midagi. Kui me jätame selle puhtalt ajahoolde, siis võib see olla umbe kasvanud haav, miski, mis ajabki inimese lõpuks depressiooni või ajab jooma või kuidagi agressiivselt käituma või kibedaks, eks ju. Hoolitsetud hingehaavad on need, mida siis aeg aitab parandada, eks ju. Ja nüüd jälle, kui mul oli rõõm näha, et on eesti keelde tõlgitud, kes tunneb leina vastu põhjalikumalt huvi, siis klassika, üsna vana juba ja natukene võib-olla on sellest aga kes tahab klassikat lugeda. Elisabeth Kübler-Ross on teadlane, kes
praktiliselt võib öelda, et kaasajal esimesena hakkas nagu leinast põhjalikumalt kõnelema. Keskajal oli see Ars Moriendi ehk suremise kunst täiesti teema ka veel reformatsiooni ajal ja siis millalgi sekulariseerumise käigus see kõik nagu muutus, aga see on nagu tõesti selline, kui sa tahad nagu leina käsitlusest, surmast ja suremisest niisugust klassikalist lugeda. Ja mida ma küll loodan, et ei tule teil kokkupuudet, aga jällegi üks väga oluline raamat, kui sa elus või kellelgi sul lähedastel või sõpruskonnas on olukordi, kus laps leinab. See tähendab, et laps on kaotanud ema, isa, venna, vanaema, vanaisa. Siis on kõige parem raamat see siin. Seda on raske kätte saada, aga ta raamatukogudes siiski on olemas. See anti eesti keeles välja siis, kui see Estonia parvlaeva katastroof oli, siis see tõlgiti Alte Tüürekrab Norra leinatöö tõesti nagu juht ja võimas tegija. Tema raamat, et need on nagu need, mis ma 3 tükki teile välja noppisin. Kui te internetist võib leida igasugust head ja mitte nii head, eks, aga neid ma julgen kindlasti soovitada. Nii, et nüüd saite novembrikuus head lugemisvara ka endale kirja panna ja ma saan tõesti teile kõigile, kes täna siin kuulasite, et saan teile need raamatud ka kirjutada meili peale ja siin oli küsimus, et kes liitus hiljem tükk aega, et kas saab järel kuulata, siis jah, saab küll, et selleks me siin ka seda lindistasime, et me paneme selle lindistuse siis üles seltsiliste kodulehele seltsilised.ee. Ma usun, et te kõik olete seal käinud ja seal on meil kenasti juhendmaterjalid ja seal all on veebinarid ja sealt leiab ja sealt, kui keegi veel ei ole kuulanud, siis sealt tõesti saab ka kuulata, kuidas toime tulla, kui inimesed on dementsuse teema, et haigus ja seal saab eetikast kuulata ja seal saab fantastilise Tiina videot kuulata vabatahtliku seltsilise olemusest ja mõttest, nii et ja siis loodame, et saame sinna ka tulevikus siis peaasjaga läbi rääkida, et see vaimse tervise teema meil ka tuleks. Aga siinkohal vist on õige aeg tänada kõigepealt muidugi Annikat, et kui me oleks nüüd päriselt saaks plaksutada, muidugi võite kõik ju plaksutada oma mikrofonid nüüd välja lülitada ja näed, Inga kasutab neid uhkeid võimalusi, mis siin Zoom pakub, et aitäh ja ka chati on kirjutatud, nii et aitäh teile seltsilised ja aitäh Annika. Tore. Rõõmsad, ka hingede aega rõõmsad ja kuulge, siis on varsti on advendi aeg, olge õnnistatud ja hoitud. Aitäh teile, kõik head. Ja Annika, meie omavahel siis kirjutame paar meili. Ja, teeme niimoodi, aitüma. Nägemist, kõik head. Nii, mina jään siia hetkeks veel, kui kellelgi on mingi küsimus või midagi, et siis saab küsida. Ma nüüd ootan endale ka mingit seltsilist, kellel ma saan abiks olla. Ja ma sain aru, Janne, et Silje ütles sulle, et tal oli juba keegi täna, et oli käinud, nii et ma väga loodan, et lähipäevil ma jätan sulle ise ka meelde, et Silje, ma küsin ise sult üle, kas sa oled Jannele seltsi või abivajaja leidnud, et see jääb mind kummitama ja Inga assistendina kuulis ka selle ära. Tema näeb ilusasti, kas Silje aruannetes on Jannele leitud siis abivajaja või mitte, nii et ma ei tea, Silje, kas sa kuuled ka, et me sinust räägime? Mikrofon kinni. No jah. Kuulen. Nii, et nüüd on kõik osapooled teadlikud, et Janne ootab endale abivajajat. Okei, nii et Janne, sai sulle lubadus praegu antud, et lähiajal saad. Aga aitäh. Nii.
aga siis te võite nüüd õhtuste toimingute juurde minna, et Silvi ja Merli ja saate panna end sinna puna või liiv ja siis no.